Eile toimusid küll kohaliku omavalitsuse valimised, aga tulemusi tõlgendatakse ikkagi ka hinnanguna riigi valitsemisele. Ja valitsuserakondade jaoks oli eilne tulemus ikka korralik sahmakas. Reformierakond sai üle Eesti 10% hääli. Seda automaatselt Riigikogu valimiste või arvamusuuringutega võrrelda ei saa, sest valimisliitude osalemine lahjendas üldse saadaolevat potentsiaali. Aga ikkagi on Reformierakonna tavaliste tulemustega võrreldes eilne tulemus erakonna vaimu kägistav. Meie plaanid edasiseks on ka väga klaarid, et seista vastu ikkagi sellele hiilivale ekrestumisele ja Kremli-meelsusele, mis siin valimistelt vastu vaatab ja 27. aasta valimised võita. Eesti 200 tulemus oli 1,7% üle Eesti, Tallinnas 2,8%. Väike lootus püsis neid veel siis, kui e-hääled andsid Tallinnas 4%. Tallinn, selles 4% on väga hea tulemus. Tõesti väga hea tulemus, annab nagu usku ja lootust. Me lootame neid paberhääli, Tallinnast ootame. Paberil valija aga ka ei armasta Eesti 200 ja Tallinna lõpptulemus 2,8%. Siis olid juba süüdi uuringufirmad ja kannatamatud valijad. Üks uuringufirma ütleb tulle, ma ei tea, 0,1%, siis tänaval oli väga palju kuulda seda, et olete toredad, aga paraku seda toetust seekord ei tule, sest et ennustus on ennustus. Et me oleme nagu väike laps, et esimesel eluaastal areng läheb ju väga kiiresti. Ja siis, kui sa aastaseks saad, siis muudkui kukud maha ja tõused püsti, kukud maha. Ma arvan, et meil on lihtsalt natukene aega vaja anda. Mida näitab valitsuserakondade selline tulemus? Peab Reformierakond vaatama peeglisse ja siis võtma valijatelt saadud sõnumi vastu, ehk et need suvised segadused ja võib-olla liigne muutlikkus kogu riigi juhtimise juures, mis puudutab näiteks maksuteemasid, on miski, mis ilmselgelt on valijaid häirinud. Kaotajate ritta võiks panna ka EKRE, kes võrreldes eelmiste valimistega tegi üle Eesti 1/3 võrra halvema tulemuse. Samas Tallinnas jäi volikokku saamisest puuduvaid 1012 häält. Osad häältemagnetid on teilt ka lahkunud, et kuivõrd see sisetüli võib ikkagi mõjutada teid? Jah, tuleb ilmselt tõdeda, et see on rohkem meile mõjunud, kui me ise arvasime. Kuid peamine poliitika lakmuspaber täna ja siin on ikkagi Tallinnas võimule saamine ning pealinna peamine küsimus oli, kas Keskerakond võtab ainuvõimu võimaluse või ei. Meie oleme valmis vastutuse võtma. Elagu Eesti, elagu Tallinn, elagu Keskerakond. Ei võtnud. 3 volikogu kohta jäi sellest puudu. Vastupidine oli meeleolu sotsiaaldemokraatide juures. Sotsiaaldemokraatide peol läks praegu suurem huilgamine lahti ja seda põhjusel, et Keskerakond ei saanud absoluutset enamust. Loomulikult meil on selle üle hea meel, et valija siis on andnud hinnangu meie viimase 1,5 aasta tööle. Arvestades kõiki neid suuri muutuseid, arvestades kõiki neid võimalusi, ma ütlen teile, tasub hakata kohe Riigikogu valimiste nimel pingutama, sest meil on väga hea stardipositsioon, meil on väga hea võimalus. Nüüd on pealinnas valik, kas leiab Keskerakond endale kedagi kõrvale või panevad 4 erakonda hääled kokku ja jätavad Keskerakonna välja. Alustama peavad ikka läbirääkimisi teistega need, kellel on see võitjakoorem kanda. Nii et meie oleme valmis kuulama, istuma laua taga. Juba valimisõhtul kogunesid sotside ja Reformierakonna Tallinna esindajad ühe laua taha, et plaani pidada. Aga teades, et Isamaa annab väga keerutavaid vastuseid nii avalikkusele kui teistele erakondadele. On seal üks erakond, kes on flirtinud Keskerakonna esimehega, aga ma usun, et härra Reinsalu peab tähtsaks Eesti meelsust, eesti keelsust. Sotsiaaldemokraadid tegid täna ettepaneku alustada Tallinnas 4 erakonna koalitsioonikõnelusi, aga vastuseid teistelt ei ole ja ilma Isamaata ei saa. Isamaal on aga probleemne teha koostööd Keskerakonnaga, Reformierakonnaga ning parempoolsetega. Sotsiaaldemokraatidega on neil lihtsalt maailmavaatelised erimeelsused. Seega Isamaa alles arutab, mida peale hakata. Meil on ju nüüd selle sajandi parimad tulemused, ütleks, üle Eesti. Ja ega väga mitmes kohas ka, et ega me Tallinnas ju oleme samamoodi, teadsime, et ega me siin valimisvõitu ei saa, et üle poole on Tallinna elanik olnud juba venekeelne ja meil ei ole selle kogukonnaga olnud väga suuri sooja suhteid, aga eks see on ka meie enda tegemata töö. Isamaa soovib näidata üle kogu Eesti, et Reformierakond on saanud kõvasti klobida ja nende soov on, ma usun, hoida Reformierakonda võimalikult paljudest koalitsioonidest üle Eesti eemal. Samamoodi on Isamaas
jätkuvalt palju mõjukaid inimesi, kes suhtuvad parempoolsetesse vaenulikult või peavad neid siis reeturiteks omaaegseteks. Isamaa erakonnas teatati TV3 uudistele, et praegu peetakse konsultatsioone kõigi erakondadega, kes Tallinna volikokku pääsesid. Otsuse, kellega minna läbirääkimistele, teeb Isamaa neljapäeval.